nii, pauku seekord vaja ei lähe, alustab kergejõustiku teemaline taskuhäälingu saade Staadioni jutud. Tere ja ilusat kolmapäeva 23. oktoobrit ütleme Manta majast kõigile spordisõpradele. 5 päeva tagasi ehk 18. oktoobril möödus 52 aastat päevast, mil Mehhiko olümpiamängudel nähti sooritust, mis tituleeriti hiljem sajandi hüppeks. Jah, see oli 22-aastane ameeriklane Bob Beamon, kes parandas kaugushüppes ühe hüppega maailmarekordit uskumatuna näiva 55 sentimeetri võrra ja lõi kogu spordimaailma sellega pahviks. Ent tollel Mehhiko olümpia kaugushüppevõistlusel on märkimisväärne roll ka Eesti kergejõustikuloos, sest 5. tuli meie oma mees Tõnu Lepik, kelle teise vooru hüpe 8.09 püis Eesti rekordina mitukümmend aastat, enne kui Erki Nool selle 1 sentimeetriga alistada suutis. On au sind siin stuudios näha, Tõnu. Tere päevast ja aitäh kutsumast. Tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Ja mina olen Vetemaa Mihkel. Ja meie Täitsa Pekkis saates me räägime erinevate põnevate, ägedate, edukate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad elus pekki. Miks nad pekki lähevad, kuidas nad pekki lähevad ja siis ikkagist, kuidas võitjana sellest kõigest välja tulla. Ja tänases saates on meil külas üks imeline ja müstiline naine nimega Shalini Modi. Shalini. What? Ei, noh, jah. Shalini. Ma mõtlesin mingi India mingit värki, aga ma ei tea, kuidas tegelikult. Ja, tegelikult Shalini on üliseksikas ja lahe Eesti naine. Ülinaiselik. Ta on ülinaiselik, ta on pärit Tartust, aga tema juured siis ulatuvad Indiasse. Ja ta on... Eesti Eso. Tere jälle, head kuulajad. Alustab järjekordne Eesti Eso episood. Mina olen saatejuht Taavet Kase. Täna on mul külas Tallinna Ülikooli psühholoogia professor, õppejõud Aavo Reintereping. Tervist, Aavo. Tere, tere. Ja täna hakkame siis rääkima sarimõrvaritest nii-öelda, ühiskonna hulludest. Et esimesena tahaksingi küsida sinu käest, kes on psühhopaat? No seda mõistetakse inimeste seas nüüd tavaliselt niimoodi, et psühhopaat on keegi selline, kes on millegi pärast teistest erinev ja sageli mõeldakse, et ta on haige, tal oleks vaja äkki hoopiski hullumajja, oleks teda tarvis panna või umbes niimoodi. Hei, mina olen Evelin ja sa kuulad podcasti Mull, saade, kus räägime ägedate naistega elust ja ettevõtlusest, enesearengust ja eesmärkidest ning paljust muust, mis kõige selle juurde käib. Tänases saates on külas Arabella, naine, kes võlus mind täielikult oma positiivse ellusuhtumisega. Arabella jagab saates oma mõtteid emaks olemisest ja ettevõtlusest, elu keerdkäikudest ja katsumustest, aga ka stereotüüpidest ja eesmärkidest. Tšau, Arabella! Tšau! Siin on juba sellised naerupahvakad olnud ja ma olen nii närvis. Ära ole, kõik on väga hästi. Tere sajust reede keskpäeva. Te olete taas vaatamas ja kuulamas väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Tere, Varro. Tervist, Aadu. Ja mina olen Ahto Lobjakas. Ja seekord proovime taas läbi saada 2 teemaga. 2 suurt teemat, üks suurem kui teine, ma isegi arvan. Esimene teema on, see suur teema, päris suur teema on valitsuskriis. Ja mis meid puudutab, siis ilmselt enam jaolt me räägime selle asja tagamaadest, mitte tingimata poliitilisest mehaanikast, kui ka see on oluline. Räägime väärtustest ning teine teema puudutab siis Riigikohtu selle nädalast otsust mitte kuulutada põhiseadusvastaseks valitsuse või koalitsiooni soovi ära kaotada teine pensionisammas. Ja alustame siis või haarame härjal sarvist, võtame ette
noh, praktiliselt ma ütleksin Rootsi laua kõikidest nendest väärtusküsimustest, mis meie ühiskonna ees seisavad. Olla opening act. Või olla closing act, selles on täna küsimus. Tänases episoodis meie hea sõber Steve Byrne, me oleme palju uurinud temaga, Steve, kellel ei oleks häid lugusid meist Steve Byrne'iga koos, on ju? Me kõik oleme olnud Steve Byrne'iga. Suur viga. Ja Boobert Karv on väljas ja kui sina oled kriminaal, siis meie tänane VPN service reklaam. Express VPN. Miks meil juba ei ole? Miks Eestis keegi ei müü VPN teenust? Eestlastel on vaja seda. Ja pluss arvad, Boobert Karv on väljas. Boobert Karv on väljas ja ta on näljas. Boobert Karv kaeb, vaata, see oli see, kus Brigitte pildi alla keegi kommenteeris, et mulle ei meeldi su juuksed. Suur viga. Ja Boobert Karv otsis, vaadati, tuleb välja, et kõik kommentaarid, mis sa tegelikult uudiste alla kirjutad, sind leitakse, kõik on salvestatud, see ei ole anonüümne ja siis otsiti üles. Külmavärinad. Tere head külmavärinate kuulajad, käes on hingede aeg ja Halloween ja vikkade Samhain ja selle kõige kauniduse puhul on meil erisaade. Mina olen Dagmar Lamp ja minuga on siin Heidi ja Triin. Tšau! Tere kõigile! See on siis ühe naise kogemuslugu pandud kirja 1990. aasta novembris. Minu isa suri 23. mail 1990. Päev enne matust kuulsin kella 5 paiku uksel koputust. Olin koos mehega ukse lähedal. Avasin kohe, kuid kedagi polnud. Öösel ärkasin, tundes puusal jääkülma kohta. 4 päeva pärast matust oli meil külas mehe sõber. Istusime köögis, mina olin seljaga ukse poole. Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame me aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on meil saates külas üks eriti armas inimene. Ta on laulja, sportlane, treener ja lihtsalt päike. Lihtsalt üks suur kollane päike. Uskumatu. Pange käed kokku. Tere tulemast saatesse Inger! Sportland. Be First podcast. Tere tulemast saatesse Inger! Tere! Mul on nii hea meel, et sa oled meil siin. Mul on nii hea meel siin olla. Sest et ma tegelikult sa oled meil listis olnud hästi pikka aega ja siis kuidagi täiesti kogemata. Pidite lihtsalt ujuma koos minema ja siis tuli kohe välja. Ei, ujumine tuli hiljem. Yeah. Me olime koos spordinädala patroonid ja tegelikult vaata, see on alati... Me kohtusime õhtu saate. Naiste jutud. Tere tulemast kuulama Naiste jutte. Mina olen Dagmar Lamp, mind ütakse ka Takiks ja mina olen täna sotsiaalses distantsis Kristina Herodesega. Tšau! Me tahame täna rääkida meeste vihast ja ka sellest ühiskonna rakukesest, mida nimetatakse inseliteks. Need on omavahel otsapidi seotud teemad, aga nad osati jooksevad ka paralleelselt ja ei pea üldse ristuma. Kristinka, sina tahtsid ka sellel teemal rääkida, et see inselite teema tuli meil kuulaja küsimusena. Tervitame siinkohal kuulajat. Milline on su esimene reaktsioon, kui öelda sulle sõna insel, ehk siis see on siis involuntary celibate, ehk siis mehed, kes on ennast kuulutanud inseliteks, tunnevad, et nad on mitte vabatahtlikud. Eesti roimad. Koos Andres Anveltiga.
Eesti Roimad on taskuhääling, kus Andres Anvelt ja Postimehe ajakirjanik Dagmar Lamp räägivad Eestit raputanud kuritegudest ja siin jõhkrutsenud roimaritest. Oleme jätnud endale vabaduse kannatanute kaitseks teatud detaile muuta. Verised arvete õiendamised allilma tegelaste vahel pole viimastel kümnenditel enam väga sagedased, kuid paraku pole nad ka täiesti 90-ndatesse jäänud. Nii šokeeris Eesti ühiskonda 2017. aastal topeltmõrv, mis oli kui kinolinalt välja astunud. Me lähme rännakule põrandaalusesse pokkeriklubisse, kust ei puudu alkohol, katuserahad, kokaiin ega ka julmad mõrvad.